tehti. Sinilille jooksuvõistlusele. Jaa. Tüdrukud, minge lavale, lava on teie päralt. Armas rahvas, 8 lauluks veel. Tulge lähemale siia lavale toetama naisi, Bretta laulustuudio lapsi. Lauludes on tugevus ja loodus. Viinud kaugele üle laate põldude juurde hooguse. Ei, ära väjuta midagi. Ära väjuta. Ta on piltida. Sofi, kas sa tead, mis auto seal on? Sõjaväelaste. Ja mis märk seal peal on? Hoidja. Haige. Sa välja kutsuvad laigid ja vaikselt tuksub su põu. Ma näen, et täiesti valmis, sa oled valla päästnud homujõud. Ma viin teid jooksma, nüüd lähme jooksma, kõik koos ma ei kuule. Te lähete jooksma, me lähme jooksma, me lähme jooksma ja nüüd sõidame. Lähme sõidame. Ikka. Mis te ütlete? Palun. Aitäh. On Kaitseministeeriumilt välja pandud ja seal sees on, nagu ma praegu näen, märkmik. Õues sajab lund. Parem oleks, kui see oleks viimane lumi nüüd. Jah, loodame, et see on viimane lumi. Muidu ei tulegi ju suve ega sügist. Ei tea, mis siis saab, kui tuleb nii palju veel lund. Siis suvi vist ei tulegi. No kuidas me siis Lottemaale minna saame? Ma ei tea. Kus see on? Kaugel. Mine Lottemaale. Emmi läheb Lottemaale, jah? Joo. Ikka läheb. Sofi lähe Lottemaale. Ikka lähen. Ämä läheb ka Lottemaale. Ja me kõik lähme Lottemaale suvel. Issi, emme ja. Võib-olla vanaema ja vanaisa veel tulevad kaasa. Kui issit ei ole. Tšauki on käes pühapäev ja issi tõi mulle kohvi lastetassiga. Et tassi järgi on meil jõulud. Meil on pühapäev, õues on väga ilus ilm kusjuures, aga meie laiskleme täna. Ja kuhugi ei lähe. Issi ei lähe kuhugile ja me räägib seal. Tegelikult, tere. Aga see ümber ei kukku. Tegelikult sa tahtsid öelda sellist asja, et me just ennem jõudsime tagasi restoranist, käisime sardiinides, avastasime sardiine ja siis, kui me koju jõudsime, siis tüdrukud, kaasa arvatud emme, magasid kenasti jutti 2,5 tundi. Ja nüüd on jälle #padjanägu. On ju? Vot.
kuna on pühapäev, siis me peame hakkama koristama ja peame saama kuidagi kõik laste asjad laste tuppa tagasi. Mida ma üritasin juba eile teha, aga neid toodi sealt kiiremini välja, kui ma neid sinna viia jaksasin. Jaa. Mida täna koristama hakkad, meie saame jälle välja. Ei saa koristada, jah? Mis sa plärad seal? Ütle uuesti, mis sa ütlesid. Mis sa... Koristada, kui te hakkate koristama, seda meie tooma asju kiiremini välja. Mängu asjad jäägu sinna tuppa. Ei, siia! Jaa, sinna tuppa. Siia! Kõik selle jama viskame teie tuppa ära. Ei! Issi, kuule, sa pead Sofi vist koos padjaga sinna tuppa viima. Ta on kiikuda. Pida. Ahjuõunad. Mis ma tahan ahjuõunu teha? Ahjuõunu! Vaatame, mis siin vaja on. Ma ei soovi ju, emmi, aitäh. Oota, las ma näitan ise. Näita. Vau, Pardimama ahjuõunapommid on vaja pähkleid, õuna, mett ja võid. No neid meil küll on ju. Meil on pähkleid, mett, võid ja... Õunu. Ei saa enne. Issi sa ei peagi poodi minema. No nii ma küll lootsin täna köögist eemal hoida. Suure kaarega. Aga Sofi otsustas, et me hakkame kokkama ja ta võttis oma kokaraamatu välja ja valis välja ahjuõunad. Nii et pühapäeva õhtune kokandusring alaku. Teed seal? Teed oma lillele paiu. Siin õied on. Nii. Rosina. Ei söö. Võib küll rosinad välja siin nokkida. Emmi lemmikud on rosinad, on ju. Kuhus paganas? Ma ei tea. Siia. Nii, kas me saame selle mee pandud niimoodi, et ei ole üleni meega kaetud lõpuks või? Ei mäkerdad ennast meega ära. No sa pead ühe suure lusika täie mett panema sinna pähklite juurde. Ja emmi ka üks suur lusika täis. Hoia purki. Ära tatista sinna sisse. Emmi võtab ka. Proovi segama hakata, siis see läheb. See on mesi. Sega sinna sisse nüüd. Tubli. Jaa. No nii, ja nüüd lähevad ahju. Eks? Ja kui välja tulevad, on pehmed. No nii, õhtusöögi aeg. Meil on tofu, kroketid. Sofi tahab kapsas süüa, jah? Sofi on nagu väike jänku, nüüd kui tahab kapsas süüa. Emmi ei taha, jah? Ükskord vana ostis meile ja me sõime nii hea isuga. Palun. Muna. Muna ei ole veel valmis, vaid tüdrukustel on muna. Pista suu. Mis sa teed? Saan su kätte. Saan su kätte. Saan kätte. Jube raske on head filmimiskohta leida, okei, ma ta selle õlipulgi siit kaugem. Päike on hakanud meil koju paistma, mis tähendab, et suvi tuleb. Sest
talvel meil päike tuppa ei paista, me oleme suht pimedas siin talvel, aga nüüd hakkab looma. aga meil oli Sofiaga siin just vaidlus. ta pani juba oma seeliku selga, mis tähendab seda, et läheb tantsuks. Sofi on täielikult tantsuhull meil viimasel ajal. 4-5 korda päevas käib päris korralik disko meil siin. ja muidugi ei kõlba talle, kui muusika on vaikne ja muusika peab olema päris vali. see on tegelikult lahe, aga tead, kogu aeg ei jaksa kõvasti muusikat kuulata enam. natukene hakkab juba, kui selle järgi nüüd vaadata, siis ma ütleks, et Sofiast saab laulja ja või tantsija. teate küll, laste kohta alati öeldakse, et väike tita võtab mingi mänguhaamri kätte ja siis öeldakse, oo, temast saab hea töömees või siis, kui ta võtab mingi või siis, kui talle meeldib 2 õhtut järjest raamatuid vaadata, siis talle kindlasti tulevikus meeldib väga raamatuid lugeda ja siukseid asju kogu aeg räägitakse, onju. no selle järgi ma ütleks praegu meie lastest saab Sofiast saab laulja ja või tantsija, eks ju, aga Emmist saab autojuht. Emmile meeldivad ainult autod. Anna-Liis on kodus. Anna-Liis on kodus. Lähme vaatame. Mõmmiga tuleb vaata. ja Emmil oli mõmmi juba päeval kadunud. mis jama see nüüd on siis? Nüüd on minul Anna-Liis kadunud. ma arvan, et me peame siis 1000 korda tegema, äkki tulevad välja ikkagi. Anja? või siis äkki, kui räpapikk siin käis, siis äkki räpapikk viis minema ja tuleb tagasi, kui on korras juba. kas sul on räpapikk käinud külas? võttis Anna-Liis ära. ega Karlsson küll ei võta ju meid asju ära. ma ei tea, kui toad väga segamini on, siis vist võtavad. no siis peab küll koristama hakkama. räpapikk on muideks üks päkapikk ühest muinasjutust, mida me loeme. ja see on see... Tule räägi, kes see räpapikk on. see, kes asju ära viib, mõnel päeval tagasi toob. aga miks ta ära viib asju? seda toad on segamini. toad on segamini, jah. ja meil on natukene probleeme viimasel ajal selle korrashoiuga. tüdrukud on ikka päris lohakaks läinud. siiamaani päris hästi olnud sellega minu meelest, aga nüüd ei jaksa lihtsalt enam neid asju kokku korjata, peavad ise hakkama sellega tegelema, nii et ilmselgelt meil on nüüd räpapikk külas käinud. äkki õpetab neile väikse õppetunni. võttis Anna-Liis ära. pead koristama hakkama. Emi, kas sul mõmmi? Anna-Liis on mütsi peatel oma. ongi kadunud. sa ei näinud issi seda räpapikku või? ma ei ole Anna-Liisat näinud, ma ei ole mõmmit näinud ja ma ei ole titat näinud. kuulge, kraamige ruttu kokku, siis saab korda äkki. harilikud Emmi akrobaatika-harjutused. 1, 2, 3. me koristame praegu Emmi, eks? aita koristada, Emmi. aita koristada. Palju läheb köögikappi. kas te teate, et räpapikk tõi mu asjad tagasi? või vii ära ka? aga miks ta ära viis? Tapa oli sassis. okei, aga millal ta su asjad tagasi tõi? nüüd. aga miks ta tagasi tõi? sest et tuba oli korras. jaa, kas on parem olla, kui tuba on korras? on ju mõnusam olla oma toas. kas sa nüüd edaspidi hoiad rohkem paremini oma tuba korras? aga mis siis, kui Emmi kõik asja maha loobib? me peame Emmile õpetama, et ei tohi, et peab ära ka koristama pärast, on ju? Emmi, kas räpapikk käis või? jaa. mis ta tegi? võttis ära oma asjadega. aga miks ta ära võttis? ma ei tea. sest tuba oli sassis vist. jaa. aga nüüd on korda tehtud. jaa. nüüd tõi asjad tagasi. jaa. Jee! tikk. aga meil on aeg head ööd öelda. ei ole. homme on esmaspäev ja teguspäev, on ju? Tšau.
käed taha.